tervist! Tulime siia siis Vastseliina kevadet otsima ja leidsin siit ühe kohaliku Vastseliina kunni. Erki, räägi, kuidas sina oled seotud selle kohaliku rajaga siin? Kohaliku rajaga siis nii palju, et kunagi sai siia selline kava või plaan pandud püsti metsa alla, et teha discgolfi park ja siis tuli sellisest kohast nagu nopi.ee äkki või midagi siukest. Tuli mingi projektirahad ja siis saimegi teoks selle, et ja siis kohaliku pundiga siin tegime selle ära põhimõtteliselt. Aga oled seotud ka siis selle kujunduse või layoutiga? Jah, põhimõtteliselt kujundusega olengi rohkem, et siis kui ehituseks läks, siis hakkas juba discgolfi hooaeg, et endal, et olin palju võistlustel ära, et ehitusel nii palju kaasa ei saanud lüüa ise. Kui vana see park juba on? Äkki 2 või 3 aastat, ma kindel ei ole. Okay. 3 pigem äkki hakkab saama juba. Ja sina ju mängid juba vähemalt 3 aastat, on ju kauem? Hakkasingi 2017 hakkasin mängima. No viimasel ajal ma olen hästi palju kuulnud seda, et vutimeest kasvas discgolfariks, et kuidas sinul see lugu oli? Eks ta umbes samamoodi oli jah, et olen ka mänginud vutti siis ma arvan umbes 7 aastat ja kuidagi sõprade kaudu sai sinna discgolfi juurde ja ma sinna siis jäin pigem püsima. Et nüüd keskendud sellele rohkem? Jah. Et kui ikka on võistlusel valida, et kas vutt või discgolf, siis igal juhul discgolf. Siis nüüd juba läheb discgolf, jah. Oled mõelnud ka siis professionaalseks discgolfariks hakata? No, eks mõelnud oleme igasuguseid asju, aga jah, see reaalsus on natuke võib-olla teine, et tase on nii kõrge tänapäeval, et sinna täitsa tippu jõuda, siis peaks ikka... No sa oled viimasel, minu arust sa oled väga kõrge arengu teinud, et sa ei ole ju väga pikalt mänginud, aga juba mängid siin nagu profidega võrdselt. Jah, aga ma arvan lihtsalt, et siis peaks juba lõpetama ära tööl käimise ja siukesed asjad, et jah, 100% keskenduma ainult sellele, et selleks veel aega ei ole? Selleks veel aega ja ma arvan, et pigem sinna ressursi taha jääb see asi, et peab ikka natuke raha ka teenima kuskilt. Okei, aga vaatame selle pargi üle ja siis vahepeal saad veel rääkida meile midagi huvitavat, on ju? Nii, alustame siis pihta ja esimene rada läheb siis 98 meetrit. Paremal pool põllu äär on OB ja põhimõtteliselt on siin suhteliselt otsevise, et ega siin väga palju mõelda ei ole. Et viskan Exploreriga, et siuke praegu talvel, võib-olla suvel punnitaks midariga ka välja, aga talvel natuke lihtsam, et siis viskame sellega. Vise tuli põhimõtteliselt täpselt nii, nagu tahtsin ja peaks olema täitsa ringis. Nii, avadraiv maandus siis 3 meetri peal, et praktiliselt ideaalne vise ja putka sees ja niimoodi tahakski siin alustada oma ringi, ja korvidest siis nii palju, et korvid on tehtud siis samamoodi kohalikus metalliettevõttes, et võib-olla päris PDG approved pole, aga püüavad ketad kinni küll, et nii, oleme siis jõudnud teisele rajale ja eile ringi läbi käies avastasin siis, et siin tiialal oli lumesahk natuke pahandust teinud, et oli selle tiiala korralikult rulli lükanud ja ma siis eile natuke lappisin seda siin, et kui ilmad soojemaks lähevad, siis kindlasti proovime veel paremaks teha seda. Aga rada ise on 90 meetrit pikk, see kuuseekk siin kõik on OB, ehk siis siin rajal pigem on siuke eestkäiv ise kangema kettaga ja ei taha jätta lühikeseks ja kitsaks seda liini. Ja et korv ongi siis täitsa põhimõtteliselt siit otse vaadates, siis kui see kuuseekk ära lõpeb, siis kuuseekist mingi 15 meetrit. Maandusin siis ikkagi jätsin natukene kitsaks, et panin liiga palju haiserit. Aga maandusin siukese, ma arvan, et 7 meetri peal, et proovime siis natuke pikema putiga sisse saada. No nii,
esimene alaraud, aga lihtne par. Oleme jõudnud siis kolmandale rajale, 73 meetrit. Siis vaadates on see tunnel tegelikult päris kitsas, et mida tabada, aga sihuke keskmaa vise. Ja ma arvan, et kui tunneli pihta saada, siis peaks kohale jõudma küll. Ma arvan, et väga hea. Ringis kindlasti. Nii, jõudsin siis jälle umbes 7 meetri peale. Nüüd on mingi oks kinni. Ja proovime siis seekord puti natuke kõrgemaks saada. Ja läks sisse. Ja tulemuseks on siis 3 rajaga -2. Et eelmisel putiga eksisin. Ma arvan, et üldiselt on see praegu päris hea algus, et siin rajal tahakski, ma arvan, siin on 12 korvi, et sihuke -6 kuni -8 võiks mängida ikka nagu treeningringidel. 4. rada, par 4, lühike, 116 meetrit, par 4 kohta lühike. Saab mängida iigliks, olen ise saanud mitu korda, aga kuna praegu on talv ja see, ütleme, nurkade kontrollimine võib-olla ei ole kõige parem, siis proovin mängida birdiks ja viskan harbiga sinna tee keskele umbes poole raja peale ja teise viskega umbes sama ja peaks kohal olema. Ma arvan, et see on ideaalne koht, kus olla, et birdit mängida. Et maandusingi siis esimese viskega siin täpselt ideaalses kohas, et natuke laiem ala, kus olla, et birdit mängida. Ja siis proovingi siit nüüd samamoodi eeskäega väikse sutsu anda, et oleks seal korvi lähedal, et ei taha väga palju puttida. Jäi umbes 3-4 meetri peale ma pakun ja sihukesi lähenemisviskeid mulle üldiselt meeldibki teha eeskäega, kuna siis oled nagu kogu aeg korvi suunas ja näed ja tunnetad seda kaugust paremini. Nii, olemegi siis 4 meetri peal. Korv on talvega natuke viltu vajunud, aga proovime putti ikka sisse saada. Ja jäi. Tulemuseks siis -3 4 rajaga. 5. rada, 65 meetrit. Taaskord sihuke metsatunnel, aga tahab sihuke tagantkäe võib-olla hästi õrna annukat, et viskan ka Kristini purega, et proovin sellise flatilt või hästi õrnas annukasta saada sinna tee peale, et jõuaks siis korvini. Et vaatame, kas pihta ka saame tunnelile. Ja natuke on mäest üles ka. Ütleme nii, et päris mööda teed ei läinud, et jäin natukene teest vasakule, aga läks läbi ja peaks olema täitsa korvi all. Nii ja nagu tiiavalt tundus, siis olemegi täitsa korvi all, 2,5 meetrit. Paneme putiga sisse ja siiamaani on tulemus siis -4 ja kui selle ühe puti oleks ka veel ära pannud, siis oleks päris ideaalne ring. Nii oleme jõudnud siis 6. rajale. Teine par 4 siin Vastselinas, 156 meetrit. Ees komandopuu, millest peab mängima vasakult. Ja eksimuse korral on siis seal drop zone, mis jääb vasakul ja äkki ma arvan üle 100 meetri natukene korvist. Et ise proovin siis visata kange driveriga haiser, et eeskäega, et ta feidiks võimalikult palju paremale, et lähenemine jääks lihtsam. Nii, vise maandus
jälle ma ütleks, et päris hea koha peal. Et nagu näha ainult siin on sihukest lund veel jagub, et kes tahab talvist discgolfi mängida, et siis siin veel saab. Et korvini on, ma arvan, umbes 45 meetrit. Proovin jällegi eest käega sihukese lähenemise teha. Peaks olema jällegi paari meetri peal. Nii nagu siit näete, siis siin on natukene tuttavamad korvid, et kuna Vastsina discgolfipark oli alguses 9-korviline ja hiljem tuli siis mõni korv juurde, siis sai juurde võetud Discride'ilt neid korve. Et aga proovime siis selle puti nüüd sisse saada ikkagi siia. Ja jääb ka siia ilusti sisse, et tulemus -5 QRA-ga. Nii, Vastsina discgolfipargi 7. rada, muidu lühike rada 59 meetrit, aga raskeks teeb siis võib-olla see, et siin keskel on topeltmando. Ma arvan, läbi siin 2 puu vahe on sihuke 4 meetrit, et millest tuleb keskelt läbi saada. Ja kui eksid, siis teed siis uuesti riiti ja saad karistuse +1. Ja proovime siis siit koha pealt, siit mandodest läbi saada. Vise tuli hea, ma arvan, et umbes 4-5 meetri peal. Maandusime siis lähemal isegi natuke, kui tiialalt tundus, et sihuke 3 meetrit. Et proovime putti sisse saada. Ja putt jällegi sees. Ja lähme edasi. Oleme siis jõudnud 8. rajale. 85 meetrit mööda. No see päris tunnel ei ole, aga ikkagi alguses tuleb siia nii-öelda käppi tabada. Viskan jällegi Exploreriga, et natuke lihtsam oleks visata, et siin talvistes oludes neid midareid punnitada ei ole mõtet praegu. Et jällegi tundus väga hea, et lähme vaatame. Nii, ketas on siis pargitud jälle siia kellegi jalajälge umbes 1,5 meetri peale. Ja järjekordne pördi. See oli 8. rada, siis peaks olema 7 alla. 9. rada, par 3, 75 meetrit. Võimalik on mängida siis põhimõtteliselt igatepidi, et paremale poole tagantkäega täiesti otse peale ja saab isegi eestkäega siit vasakult minna. Aga ise viskan purega sinna paremasse käppi kerge saiseris ja kui pihta saan, siis peaks olema juba korvi all. Natuke võiks feidida veel. Läks kriips pikaks, ma arvan, et sihuke 8 meetrit puttida. Nii, jõudsime siis umbes 7 meetri peale. Polegi nii ammu nii kaugelt puttinud, et vaatame, kas putt on veel soe. Täitsa 10 läks, et töötab veel. Nii, oleme jõudnud 10. rajale. 10. rada on siis 71 meetrit. Jällegi saab minna otse tagantkäega või siis eestkäega vasakult. Et siin rajal siis proovin visata seda putterit õrna saiserist, tõmbab püsti, kukub vasakule. Olen siin ka niimoodi visanud topsi. Samuti ka olen visanud, ma arvan, siin 1. rajal, siis 3. rajal, et paar korda on ikka juhtunud siin, kui neid ringe teed. Aga treeningringidel ei lähe see väga arvesse. Kas läheb uuesti topsi? Päris napilt. Nagu tiialalt tundus, siis oli päris close, ma arvan, sellele topsile. Ja ketas siis maanduski siin 1,5 meetri peal jällegi.
oleme jõudnud eelviimasele rajale, 11 siis numbriga, 56 meetrit, korvi ümber sihuke, ma arvan, et 10 meetri see läbimõõduga ring, kuhu siis peab esimese viskega peale saama. Kui ei saa, on hasardreegel ja siis ütleme, jätkad siis samast kohast mängu, aga saad ühe karistusviske. Proovime jälle koha pealt siis visata sihukese putteri viske. Ja maandub, ma arvan, umbes võib-olla alla meetri isegi. Nii, maandusin siis jällegi sihukese 1,5 meetri peal. Tiialal oleks meelest öelda, et korv on ka sihukese kännu peale natuke kõrgem, et suvel, kui lähed siin liiga agressiivselt, ütleme võib-olla topsi ründama, et siis oled üsna kindlalt taga OB-s. Aga praegu siis järjekordne pördi ja lähme vaatame siis, kas saame selle viimase rajaga ilusti hakkama, et siis peaks päris ilus ring tulema. Nii, oleme siis viimasel rajal, 82 meetrit, siit vaadates jääb korv jällegi täitsa otse. Praegu saab mängida veel siit mõlemat pidi, nii tagantkäe haiseriga kui mööda teed eestkäega, aga juunikuuks peaks tulema siia võrkpalliplatsi asemele välijõusaal ja siis ilmselt peame panema sinna mingisuguse mandopuu, et sundida mängima mööda teed, et ei ohustaks siis jõusaalis trennitegijaid. Et proovin ise siis visata kange fairway'ga sihukese haiseri, et maanduks sinna ilusti korvi juurde. Võib-olla natuke palju haiserit ei skipanud, aga peaks olema 6-7 meetri peal. Nii, maandusin umbes 6 meetri peal, natukene oksad segavad küll, proovime siis esimese hardputiga ära teha täna, et siis lõpetada ring ilusti. Aga ei lõpetanudki. Ühesõnaga tõstame siis parri seekord sisse ja kokku jäi siis -10. Ma arvan, et sihuke täitsa korralik ring. Sihukest tahaksin enam mängida, võib-olla tegelikult isegi natuke halvemini oleks okei, et kellel jõudu üle jääb, siis alati saab siin platsi peal ennast veel tühjaks visata, et kui viimase korvi ära lõpetad, et ise ka suht tihti loobime veel siin ennast täitsa ribadeks, et enne kui koju lähme. Ja kui siia Võrumaa kanti satute, siis võite ikka tulla siit Vastsõnast ka läbi, et on küll sihuke harrastajasõbralik rada, et ei pea väga palju pingutama, et sihukese, ma arvan, sõpradega õhtupoolikul väike ring teha on täitsa okei.